Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama Toila podcasti ja tänaseks külaliseks on Rivo Rehe, Pärnumaa muusik, aga võib öelda, et ka Ida-Virumaal juba väga armastatud muusik. Tere Rivo! Tere Kaisa! Kuidas läheb? Hästi läheb, täna küsimast. Kuidas sulle kui Pärnu inimesele meie Ida-Viru tundub? Sa oled ju siia nüüd sattunud ikka juba mitmeid kordi ju. Tavaliselt ma käin siin suvel, siis on ju väga äge. Praegusel ajal, kuna me siin salvestame, ma ei tea, millal see küll välja tuleb, aga praegu on 5. detsember ja lund ei ole. Siis on Ida-Virumaa kole nagu muu Eesti. Yeah. Aga muidu suvel siis on ju väga ilus ja ma olen ju ikkagi seal Toilasse sõites, siis ikka seal Pankranniku ääres sõitnud, no kuule, see on nagu välismaal oleks. Nagu filmis. Nagu filmis, jah. Nagu filmis, kas see sisu oligi mitte siin filmitud? Ta oli mingi Soome film on praegu kinodes. Siin on päris palju filme viimasel ajal filmitud muide Ida-Virumaal. Ja seal oligi just stseen, kus oligi seda Pankrannik, äkki see ongi siin samas filmitud, nii et täpselt nagu filmis. Aga jah, Ida-Virumaa mulle täitsa meeldib. Ainuke jama on selles, et mul on 3 tundi sõitu siia iga kord ja tagasi ka. Nii et ainuke miinus minu jaoks. Jah, vahepeal tundub see Eesti teine ots päris kauge, aga tegelikult on see ikkagi ju väga, meie Eesti on väga väike. Jaa, naljakas lugu, mis naljakas, aga kui ma seal Pärnus räägin sõpradelt, tead, ma lähen jälle Ida-Virumaale, siis sa pead venekeelseid lugusid tegema või sa pead vene keeles siis tegema. Ja siis esimest korda, kui ma siia tulin, ma ei tea, kas sa mäletad ka, mis üritus see oli. Siis ma ise mõtlesin sama, et mis asja Kohtla-Järvele ja mingi Kohtla-Nõmmele. Jah, Kohtla-Nõmmele ja Rahvamajas ja Rahvamaja sünnipäeva. Ja siis ma saatsin suva pakkumise, tead, sellega oli siuke lugu, et niikuinii tuleb jutuksin, et ma olen kõva hokimängija ka. Kuni sul on mõned küsimused sinna kindlasti külje pandud. Et siis tol ajal oligi, et sellel hetkel sa ainult selle pärast tulidki, et sul oli samal ajal hokimäng või? Mitte mul. Nüüd tuleb välja, jah? Aga elukaaslasel. Oli niimoodi, et põhimõtteliselt, ega ma muidu poleks pakkunud ennast siia. Sest tollel hetkel oli niimoodi, et see oli mingi 3 aastat või 4 aastat tagasi. Aga siis mul ei olnud nii palju keikasid, et siis ma ikka jälgisin neid gruppe ja kui keegi küsis, et tehke pakkumisi, siis ma ikkagi saatsin. Ja päris palju sain ka, nii-öelda telliti ka selle pärast, et kui ma selle pakkumise oli, ma tegin siis suhteliselt odavalt. Ja siis ma saatsin sulle ka selle pärast, et sellel samal päeval oli mul naisel Kohtla-Järvel hokivõistlus. Nii et mõtlesin, 2 in 1. 2 in 1, väga hea, ma lähen, teeme niimoodi, et mina teen seal mingisugune päevane keika ka vist, et sa tahtsid, et ütleme nii, et oli vanematel inimestel siis, et ütleme 5 oli juba üritus läbi või 6, eks ole, aga mul pruudil pidi olema siis 7 õhtul mäng ja super, ma saadan pakkumise, võetakse. Ja siis oli kõik, siis sa kirjutasidki jah, et tule kokku lepitud, 2 setti vaja teha, ainult mõtlesin, eriti lihtne, 2 setti, mis see on siis, mööda minnes. Aga siis oli niimoodi, et nädal aega ennem jäi see mul naise mäng ära. Ja see pidi ikka tulema. Ta ei pidaki tulema siia ja siis mõtlesin, ma pean Ida-Virumaale sõitma või. Sest sellel hetkel ma ei olnud väga siia kanti sattunud, väga harva käisin. Ja peale seda, kui seda üritus, siis ma siis põhimõtteliselt hakkasin järjest tulema iga natukese aja tagant. Muide sellel päeval, kui sa tulid esinema, siis ma mäletan, et Urve Kilk, väga armastatud inimene Kohtla-Nõmmel ja Toila vallas ja Ida-Virumaal,
keda enam kahjuks ei ole, aga ütles sinu kohta niimoodi, et mees nagu orkester ja siis ta tantsis. Aga ma pean tunnistama, et selle looga mul on ka oma story, et eks see nagu artistide kutsumine ja valimine, et keda sa siis kutsud, see on natuke nagu bingolotto, sa päris hästi ei tea ju, et mis sa päriselt saad, et kas sa saad, ma ei saa nimesid nimetada, aga kas sa saad kellegi, kes mängib võib-olla plaadi pealt või kas sa saad kellegi, kellel on YouTube'is väga head salvestud, aga tegelikult laivis võib-olla ei ole nii hea või sul joppab, on ju. Ja siis, mis ma siis tegin, et sain sult selle väga hea pakkumise, ise imestasin ka, et see oli ikka nagu väga hea pakkumine, ma olin kindel tegelikult, et äkki sa isegi ei tule kohale. Sest ma mõtlesin, et ma ju ei tea tegelikult, et sind üldse nagu artistina, siis ma vaatasin mingi udune, mingi YouTube'i video oli vist Facebookis, siis vaatasin, et päris ilusad pildid, siis mõtlesin, et davai riskin. Niimoodi ei tohiks kunagi esinejat vist valida, aga vahel ikkagi tasub riskida. Ja peab ütlema, et sa oled üks nendest artistidest, kes on laivis sama hea, kes on YouTube'is. Aitäh. Aga no YouTube'is, vaata sa just ütlesid ka, et osadel on niimoodi, et on nagu YouTube'is ilustatud. Minu puhul on nagu see, et ma nagu YouTube'i praktiliselt panen ainult enda oma loomingut või siis oma muusikates. Mul on seal ka mingisugused osad coverid, aga siukestest pigem niisugused lood, mis mulle endale meeldivad, et nagu mida ma tegelikult üritusele minnes tegelikult ei mängi reaalselt. Kui keegi mind sünnipäevale või kuskile peole kutsub, siis ma teen ju ikkagi neid poplaule nagu seal ka, eks ole. Aga nendest mul nagu siuke, üks demo on, aga see on ka kuidagi ära kadunud sinna. Ma arvan, see sama video, mida ma siis nägin. Mingi demo on, et kus ma järjest lõikasin, panin lihtsalt läksin ühele sünnipäevale botaanikaeda, panin telefoni filmi ja ma mõtlesin, okei, mul on nüüd aega, ma panen lihtsalt, teen jupitasin mingid laule, et siis ma saan panna, et mis repertuaar mul enam-vähem on, kui ma käin, ja siis, aga inimene ikkagi paneb mu nime nii-öelda YouTube'i. Ütleme, kui mul nüüd on kontsert kuskil tulemas, paneb mu nime YouTube'i, Rivo Rehe, siis hakkab kuulama laulama, et mõttetu. Et siukeste laulude järgi ei saa tantsida. Et selles mõttes on nagu ma võib-olla info petlik. Jah, et ma ise kaevan endale natukene auku selles mõttes, aga jällegi vaata minul see praegu ongi nii, et inimesed justkui kutsuvad mind oma üritustele nagu keegi soovitab või on ennem kuulnud kuskil, et siis nagu niimoodi nagu väga vist ei olegi, kes puhtalt YouTube'i pealt suvalt, jah, et leidnud on, ja kuidagi see ja ei olegi päris juba aasta kindlasti või isegi rohkem pole ise pidanud nagu pakkuma inimestele ja nii-öelda see graafik täitub, mis on nagu normaalne ja ma päris tööd ei teegi enam juba paar aastat. Aga sa selle kohta ei taha nagu töö öelda või? Ei. No see on fun nagu selles mõttes fun on kindlasti ja eks ta mingi aeg on nagu raske ka vahest ikka mõtled, ma ei viitsi täna või ei taha, aga siis tegelikult ma olen elu jooksul teinud nii palju erinevaid töid, kui palju, mõni on kindlasti rohkem teinud, aga olen ka rasket tööd teinud, mis on nii-öelda paksu naha kasvatanud. Et ma mäletan kui ma lapsena, esimene töö oli mul onu tegeleb. Üks sama onu, kelle tõttu ma seda pillimängu vist natukene tegelikult teen ka, sest ma nägin, et nii saab ka. Et ühesõnaga tema on siis, ta on ka siin Ida-Virumaal päris tuntud šašlõki müüja, et Ain on tema nimi ja tema nagu siis käibki nagu šašlõki müümas suviti välitoitlustus ja mina siis läksin tema juurde tööle, kuna ta on mu onu juba 13-14 või mis ma võisin olla. Aga see töö, mis nad seal teevad, seda ütleme, see on ikka päris õudne töö. Et tööl on vahe? On, ja see oli nii õudne töö, et aga sai tehtud ja sai ütleme läbi virina aga tehtud, eks ole, aga mis ta siis õpetas oli see, et mu järgmine töö, ma töötasin köögis kokana ka, ma olen kokaks õppinud muideks muusik, lõpetasin Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka erialal, nii et ma paberitega kokk. Aga kooli ajal töötasin siis põhimõtteliselt peale kooli läksin kohe sinna karaokebaari tööle ja siis istusin seal DJ puldi taga, mõtlesin, issand jumal, siukse asja, et see on raha praegu, et ma lihtsalt istun ja panen mingid laule sinna. Siis tundus nii kummaline. Amazing. Sest see tunni palk oli tollel ajal mingi 2012 aastal oli 2 eurot ja 88 senti, ma mäletan täpselt.
Paari omad said 2,64, mina sain 2,88. Et selle eest võib lugusid valida? No ja mõtle ja siiamaani olen teinud ikka rasket tööd, no kokatöö on ikka rets alati, kui kuskile kööki satun, siis ma ikka räägin, et kuule, et ma ei igatse üldse seda elu. Kuule, aga tuleme korraks veel ettepoole, et Toila podcasti alati selline traditsiooniline esimene küsimus on ikkagi see, et kuidas sa oma lapsepõlve meenutad ja võib-olla kelleks see väike Rivo Saar tahtis ikkagi? Pole mõelnudki niimoodi kusjuures. Aga kui kaugele sa minna tahad? Kui väikseks? No mis sulle meenub? Et inimesed on meenutanud erinevaid asju lapsepõlvest. Mõni meenutab oma vanaemat ja mõni meenutab, kuidas ta mingit sigadusi kokku keeras ja ei tea, mis sul meenub ju. Tead, mul mälu on väga, väga kehva üldse. Nimede peale ka on kehva mälu. Mina olen Kaisa. Ja see ma mäletan viimast korrast. Aga ma mõtlen, et ikka lastele, mis meeldis. Mina mäletan, et kunagi ikka tahtsin bussijuhiks saada, sest ma sõitsin kooli. Ma olen maalt pärit ja kooli mul oli siis, algkooli käisin ikka seal oma nii-öelda kodukülas, aga 4. klassi siis läksin 20 kilomeetrit eemale. Ja sellest ajast ma mäletan, siis tahtsin küll bussijuht olla, sest see tundus küll äge töö. Lihtsalt muudkui sõidab päevast päeva. Aga no see ei olnud nagu ka midagi sellist. Et polegi vist kunagi on mingid sirged sihti silme ees. Et pigem ma läksin ju Pärnusse kooli 2007 aastal, 15-sena või 16-sena, mis see on siis, kui sa 9. lõpetad, siis kuna ma selleks ajaks olin seda kokatööd või siis seda nii-öelda toitlustustööd teinud, siis võib-olla see oligi see mõte, et ma olen õpin kokaks, et ju siis hakkan kokaks. Kuigi sellest juba sel ajal ma nagu tulen muusika juurde, kooli ajal õppisin seda kitarri mängima põlve otsas. Aga kus see soov üldse tuli, nagu, et võtaks kitarri või kus see nagu soov, mingi muusika soov tuli sinu juurde? Tead, kui ma nüüd hästi meenutan, miks mul see kitarr äkki oli, et ma mäletan seda, et muusika, tuleme korraks muusika enne seda kitarri, et meil oli selline algkoolis, see võis ollagi 2. või 3. klass. Ma mäletan seda hästi, et sellised väiksed külakohad. Meil oli seal lasteaed algkool ja siis muusikatunnis oli niimoodi, et musaõpetaja tegi nii-öelda aasta alguses testi, et lasi siis mängis noodid ette, lasi siis ette laulda, kes mööda laulsid, ütles minge teie möllake vahetunnis. Et mängis mingid noodid ja siis sa teed la järgi, eks ole. Ja seal oli, ma arvan, seal oli kõik need, terve kooli peale kõik klassid olid koos siis selleks musatunniks, et 1. kuni 3. või tollel ajal võib-olla oli isegi seal koolis 4 klassi, aga ühesõnaga väga väike kool. Ja kui musaõpetaja hakkas siis järjest, ma mäletan, mul on see pilt on lihtsalt reaalselt silme ees, et ma olin seal kuskil tagapingis ja järjest kõik eespoolt lihtsalt langevad välja, et õpetajad minge välja, ma ütlesin, ja saame mängima minna vahetundi ja siis üks poiss siis jäi ka eest pingist sai ka sinna sisse ja põhimõtteliselt mina 2 ja siis paar tüdrukut veel olime siis, kes pidid jääma musatundi. Ma olin nii pettunud. See on nagu karistus? See oli nagu karistus, oligi reaalselt siuke tunne, et teised said mängima minna, ma pidin jääma siia. Ja kusjuures ma nägin seda sama musaõpetajat mingi sünnipäeval, äkki eelmine aasta või seal samas kodukülas keegi kutsus mulle ja ta tuli. Siis ma rääkisin ka talle selle, vaata, kus ma nüüd jõudnud olen, et vaata see põhimõtteliselt aitäh, et sa mind karistasid jutumärkides. Ja täpselt. Ja siis sealt, ju siis ikka nagu lapsena ikka laulsid kaasa mingitele asjadele ja kuidas see kitarr tuli maakohas nagu ikka noored poisid, ega mida sa siis tollel ajal ei olnud ju, et mingid telefoni ega arvuteid ja TikToki ja ei midagi sellist, ma olen ka nii vana, ma saan jaanuaris 35, et kui ja siis ikka sai lollitatud nende külapompsude juures, nemad ju, nende juures oli huvitav, sai neid noritud ja nii väiksena vist me nii-öelda siis, ma ei usu, et me seal 12-aastasena poistena seal nii-öelda nende tegevustest osa võtsime, ehk siis selle pudeli kallutamisest
nii vara vist ei hakanud veel see asi. Sa küsid minu käest või? Ja ma ei küsinud, ma lihtsalt ütlesin, minu arust ei olnud. Aga siis üks nendest seal mängis kitarri. Aga tal oli kogu aeg, ta mängis ainult ühte lugu, ei 2 lugu. Tal oli see, mingi Tont Tuugu lugu või mis see oli see pimedas, tantsu lööb seal vana, midagi sellist, eks ole. Seda ta mängis kogu väga lihtne lugu, mingi paarituuri lugu. Ja siis ma hakkasin lihtsalt imiteerima teda, nalja tegema, et võtsin kitarri ja ma nägin ju, kuidas ta mängis. Siis, tuli täitsa välja, prooviks midagi muud veel. Ja siis mul ema oskas mängida. Ja ei ütleks, et oskas, aga ta teadis mingi paarituuri ja siis... Nagu me kõik teame, paarituuri me kõik teame. Ja siis mõtlesin, et aga kirjuta mulle see laul üles, need sõnad, ja siis need tuurid sinna peale näite ette. Ja siis ma õppisingi esimese nii-öelda laulu ära, mis on siis väga lihtne mängida, on 3 tuuri lugu seal, A-minoor, D-minoor ja E-tuur, põhimõtteliselt väga lihtne mängida ka, sest näpu asetus on kogu aeg sama, ainult liiguvad ühe astme võrra alla poole lihtsalt, nii-öelda keele võrra. Viimane see D-minoor muidugi on natukene teistsugune, aga põhimõtteliselt sama, et väga lihtne õppida. Ja siis ma mäletan, koridoris ma elasin 2-korruses majas ja siis koridor trepikojas kitarr süles ja siis ennem järgi jätnud, kui ilma veata sain ühe refrääni või ühe salmi niimoodi ära mängitud, et ma ei tee ühtegi viga. Mis naabrid sellest arvasid? See ei tasuta kontserdi? Ma ei tea, ega see mingi kontsert ei olnud reaalselt, aga ei, nagu sai nagu see selgeks ja siis mingi aeg ikkagi see tuli just natukene hiljem tuli internet ka. Me räägiks nagu mingist dinosauruse ajast. Ja, ei ole tegelikult, see võis ollagi, mis ma võisin mingi 2000 midagi peale, 2004, 2005. Ma arvan, et internet oli juba ammu olemas, aga see jõudis meil hiljem. Kastikarvutid ja. Ja kastikarvutid oli, meil tuli internet, siis tuli külapoes sai käia internetis, ma mäletan, mingid mänge mängimas ja et kodudes ei olnud, selles ma mõtlen, internet oli muidugi olemas, see oli ammu juba. Aga lihtsalt polnud inimestele saada. Ühel sõbral oli see, et nädalavahetuseti sai käia internetis, et siis pidi telefoni välja tõmbama, see dial-up, eks. Et see asi oli küll ühel sõbral varem. Aga jah, et siis internetis sai lõpuks neid tuure vaadata kuskilt. Ja siis ma proovisin ja õppisingi niimoodi seda kitarri, lihtsalt oma põlve otsas. Kas sa rääkisid veel, et onu on ju seesama Sašlõki onu, siis ma saan aru, tegi bändi ka või? Tema tegigi siis ja ema, et räägi sellest ka, et võib-olla kes su peres on olnud need sellised musikaalsed mõjutajad natukene? Onud ja emad tegi, ema ja neil on, mis neil siis on, 3 venda ja 2 õde, aga üks õde siis nendest siis kolis kuskil eemale minu teada, aga ühesõnaga siis tegid ka bändi, ma ei tea mis aastatel ja mis bändi, aga olid musikaalsed ja siis aga selle onu koha pealt oli see, et tema tegigi niimoodi, et nagu seda ta käis süntekaga ja tegi seda, nagu ikka need käivad vanad mehed, eks ole, ja üksinda süntekaga põhjad mängivad ja siis laulavad peale, siis mõtlesin, nii saab ka ja siis kuidagi õnnestuski saada üks mingisugune Yamaha süntekas, kus oli ka, et sai põhjasid valida ja kuna ma kitarri selleks ajaks, ma juba teadsin, mis asjad on tuurid, küll aga noote, ma ei tunne siiamaani nooti, et ma ei ole nagu päris muusik. Aga ja siis ma ütlesin, ma proovin ja siis hakkasin ka harjutama ja meil oli nagu seal trepikojas oli niimoodi, et meie 2-korrusene maja, siis meie all oli veel üks korter, kus keegi elas sees, aga vastaskorteris ei ole mitte kedagi, see oli nagu meie nii-öelda kolakorter, siis ma vedasin sinna, ma sain onu käest mingid vanad kõlarid ja see võis ollagi seal 8. klass, umbes niimoodi, ma polnud Pärnu läinud, 7.-8. klass. Siis ma hakkasin seal harjutama nii-öelda, et panin sealt ümaka ka ja niimoodi neid laule, nagu ma põhimõtteliselt praegu käin. Kuulmise järgi? Ja, tuure tead nii-öelda, süntekaga on ka niimoodi mängida ka tuure ja kõik need trummid ja bassid ja kõik need muud tulevad nagu ise juurde. Sinna siis sünt mängib. Ja siis alguses me käisimegi koos onuga
onu on siuke 200-kilone 2-meetrine mees, suur. Noh, enam ta nii suur ei ole, aga siis tollel ajal oli ja siis niimoodi, et mina olin oma sündiga, tema oli oma sündiga, mul peaks kuskil isegi üks mingi pilt olema vanast ajast. Ja siis kui ma olin võib-olla 16, siis me niimoodi käisime paar korda mingitel sünnipäevadel. Ta ütles, et tule kaasa, teeme koos. Siis põhimõtteliselt oli korda mööda lasime neid lugusid niimoodi, et mul oli mingisugune repertaar, temal oli repertaar, mina tegin Termikat, Smilersit vahele, tema niukseid ei teinud, tema tegi ikka siukseid laule. Mina tegin siis Termikat ja Smilersit vahele. Ja mis oli äge koos, mina olin siuke pisike poiss ja tema oli siis 200-kilone ja siis tema poeg pani meile bändi nimeks Äärmus. Äärmuslikud vennad, laulud on äärmuslikud ja siuksed. Ise on ka äärmuslikud ja et ja siis oligi see, et nii saab ka. Ja siis ma sellest ajast nagu täisealiseks sain, hakkasin üksi käima ja ajasin endale mingisuguse komplekti kõlareid, et korra kuus või niimoodi paari kuu tagant ikka keegi kutsus. Aga vahepeal sa said, ma saan aru, kokapaberid. See on ka kasuks tulnud kuidagi või? No vahepeal siis, ütleme, lähme järjest edasi, kui palju meil aega on. Lahkame. Et ma tulen korraks tagasi sinna, et selle muusiku värgil, et see kooli ajal Lihulas, ma õppisin Lihulas, siis põhikoolis, siis ma mäletan ka, et sai niimoodi kitarriga seal Konsumi poes lihtsalt, et sõpradega istusime, mängisime, laulsime, teed laulsid minuga kaasa ja Juulikuu lumi ja siukseid laule. Klassika. Ja keegi siis ikkagi isegi sain raha sellest. Ma mäletan üks päev mingi mees kõndis mööda, andis 100 krooni. No see päris kõva asi oli see 100 krooni, sellest ikka sai. Mu nägu on praegu siuke Nitšivo ossi. Jah, 100 krooni sai, et ma ütleks, et see on põhimõtteliselt nagu keegi praegu siis oleks 50-se sulle pannud kübar sisse, nagu see on ka, siis oli ju umbes sama kõva raha. Aga jah, et ja siis oli kitarriga tegin. Ja siis kui ma tulin Pärnusse kooli 2007, siis mis ma siis vahepeal veel tegin oli, siis ma hakkasin tätoveeringuid tegema. Issand jumal, mida ma saan sinu kohta teada? Need kõik on minu tehtud muideks. Et ise endal tegid ka ise? Tegin, kellegi peal pidi ju harjutama, mul on siin jala peal. Teise käe peal ei julgenud teha teise käega? No ma olen ju vasak parema käeline. Ühesõnaga, et täitsa rumal ikka. Ei, nagu täitsa korralik näeb välja ju. Kaugelt vaadates jah, et olid ajad, ütleme nii, et ma olen igasuguseid lollusid tätoveerinud, aga inimesed ikkagi, ma teenisin sellega ka raha, et ma pidin ju elama seal Pärnus, et ja pull oli, et ma tegin neid nii-öelda kančisid, vaata need Hiina tähtesid, neid oli ju kerge teha, eks. Pane ka templi peale põhimõtteliselt joonist üle aja nagu joont ainult selle masinaga. Tõeline hunt kriimsil, ma ütlen. ja siis samal ajal ikka sai seda köögitööd ka tehtud, aga jah. Ja siis aeg-ajalt ikka käidud neid muusikavärke ka ikkagi vahele tegema, see muusikakeikasid. Ja siis mingi vahe, räägime töödest, mida ma teinud olen, siis mingi vahe, ma olen Wolti sõitud enne siin COVID ajal, siis see karaoke baaris töötasin diskorina. Kas see Wolti töö tuli puhtalt selle COVIDi pärast? Et üritused läksid nii-öelda nulli? Jaa, põhimõtteliselt oligi nii, et ma ütlesin, midagi peab tegema, sest tuleme jälle tagasi, et kui ma seal kooli lõpetasin, siis ma läksin sinna karaoke baari, sest mulle meeldis karaoket laulmas käia kooli ajal. Mulle ka meeldis. Ja siis see karaoke baari omanik ütles, kuule, tule mulle tööle, mul on Discord. Tavai, tulen, muidugi tulen. Ja läksingi ja siis olles seal mingisugune, ma ei tea, kui kaua töötanud, siis tuli juba mõte, et ma tahaks nüüd baaritööd ka proovida. Ja siis läksin baari ka, samal ajal tegin mõlemad tööd. Üle tee avati uus baar seal sellest karaoke baarist, kus mina töötasin. Siis mõtlesin, ma olen proovin sinna ka, et sealt tehti mulle baarmanide koolitus või kursus ja siis olingi põhimõtteliselt 2 koha peal korraga. Siis mingi aeg läks mööda, vahetasin seal klubisid ja siis lõpuks olin siis nii, et sain sinna samma karaoke baari kuidagi juhataja kohale. Ja siis paar aastat juhatasin seda, siis selle sama selle omanikuga siis tegime Tallinnasse ka selle karaoke baari. Aga sellega läks see jumalast äge baar, aga kahjuks tuli siis
ehitama hakkasimegi tegelikult kohe, kui COVID läbi sai. Ma vaatan, mul tuleb nii palju mõtteid pähe, et millest rääkida, et tegelikult ma ju vahepeal ju õppisin üldse selle, ma olen ju showbaarman, olin ka vahepeal, et ma loopisin pudeleid ja tegin tuld ja kas ma seda teenust saame ka tellida või? Kusjuures ma ei viitsi enam käia, aga ma arvan, et see on täitsa veel meeles isegi. Ma saan nüüd aru, et ma saan siukse ürituse praegu tellida, et sa tuled juhid õhtut, teed valgust heli vajadusel on ja mängid muusikat, siis saab tatoveeringuid teha siin nurgas, seal nurgas on showbaarman ja kõik on nagu all in one. Exclusive teenus. Ma ei viitsiks teha nii. Aga ma tahtsin tegelikult küsida, et ma olen ikka küsinud ka arvamust või soovitusi noortele kuulajatele, et väga paljud on ju tegelikult selle valiku ees, et mida õppima minna, issand jumal, kes must saab, mida ma peaksin tegema, et mis su soovitus on? Ise suhteliselt noore inimesena, ma nägin su kodulehel oli kirjas, et seal kus minust oli, et suhteliselt noor inimene veel. No tagantjärgi mõeldes praegu mõtlen, et oleks võinud ikka mingi parema hariduse saada. No mingisuguse kõrghariduse ära teha. Miks? Lihtsalt sellepärast, et siis on mingisugune lihtsalt, et ennast tunda mingi, natukene mingi ego puust võib olla. Kas seda vaja oleks reaalselt? Ma ei tea. Praegu pole vaja olnud. Praegu ma mõtlen küll, ma ei tahakski mingit päris tööd tegema minna või kuskile kellegi alla, sest mul on päris mõnus. Ma elan ju normaalselt ja põhimõtteliselt olen ise enda peremees. Aga nagu mingi selle mõttega. Ja mida veel, siis tegelikult see muusikakooli oleks küll tahtnud ära teha. Miks ma praegu ei lähe? On laisk. Sest ma tean, et see ei ole nii lihtne, et see võtab aega ja siis ja ma arvan, et mul nii mitu rauda praegu tules, et ma lihtsalt võib-olla põleks isegi läbi selle tõttu, kui ma ei peaks nagu, ma ei taha ohverdada jällegi nagu neid muid asju, millega ma tegelen siis, et praegusel ajal. Aga samas ma arvan, et näed, see on siis ju järelikult, ma ei taha seda nii palju. Aga mis see sulle annaks, kui sa tunneksid tore oleks tunda nooti, tore oleks osata kitarri nii hästi, et ma võin panna neid soolosid, ma nägin, ma mäletan, kui ta käsitas Jako ja siis selle kitaristiga seal selles. Jürgeniga, Sakal. Jah, Saka. Ei, me oleme igal pool käinud. Seal samas, kus ma esimest korda käisin, seal maja taga oli seal. Õige Kohtla-Nõmme suvelava. Ühesõnaga, kuidas siis see mees nagu kitarrisoolot pani, et mina nii ilusti ei oska ikka, mina tinistan nagu, ma saan saate kitarrist, ütleme nii, et ma saan hakkama ja enda laulud saadan ära, aga kui on vaja nagu, need laulud, mis me siis võib-olla jõuame sinna ka mingi aeg, et need oma loominguni, need laulud nagu ma ikkagi tihti mõtlen, et maru lihtne oleks praegu, kui ma oskaks nagu paremini mängida, et aga ma pean ikka mingi 100 teiki tegema, et ennem kui ma rahul olen mingi soolo osaga või ja niimoodi, et seda nagu tahaks võib-olla sellest muusikakoolist, aga reaalselt kas on vaja? Aga kas sa mäletad nüüd esinesid onuga ja siis järsku oli nüüd, ma teen oma esimese keika üksinda, kas sa mäletad seda? Ma ei mäleta seda reaalset keikat, ma mäletan, et me käisime iga aasta perega, teised olid hullud võrkpallurid ja pereturniir korraldati Kullamaal. Ja siis mul onu seal iga aasta, aga mõni aasta ikka seal siis mängis nii-öelda tantsuks ka, sest õhtul oli pidune kõige spordiüritus. Ja siis üks aasta, aga siis ma olin kindlasti noorem, siis ma olin ikka mingi 15. Ja siis üks aasta siis onu ütles, kuule, tule tee ise ära see. Et siis ma olin päris üksi, nagu tegin seda. Siis mõtlesin, nats häbelik ka ikka on, aga ma mõtlen ise 14 aastane, kui kujutad see ette, ma olin 14 aastane, tuleb hakkab niimoodi tegema. Mitte ikka praegu niimoodi üksinda keikat. Et tegin selle ära ja siis me vist hakkasimegi onuga koos käima. Aga kui ma 18 sain, siis juba sain auto ja siis sain juba ise käima hakata aga ma nüüd ei mäleta nagu reaalselt, mis päris esimene oli ja sellel hetkel nagu need keikad olid ka niimoodi, et tuli siis tuli ja pakkusin ka vahest, kui keegi otsis ja aga ega ei mäleta nagu täpselt, mis oli esimene.
Me muidugi nihverdasime sealt eelmise küsimuse juurest ära, et ma saan aru, et siit sinu jutust nagu peegelduks noortele küll see, et proovige erinevaid asju. No, noorena, mida ise oleks tahtnud ja tõesti see haridus võib olla jah, et ega see nende kokapaberitega ma ei ole rohkem mitte midagi teinud ja ma isegi ei tea, kus need mul vedelevad. aga jah, aga töö mõttes, no mul on ju tegelikult vedanud, sest no see on ikkagi ju mingit moodi anne see, mis nagu mul on, et aga sa oled seda ikkagi õppinud, arendanud, ma ütlen nii, et sul ei oleks seda annet, kui sa ei oleks seal korteris oma onuga võib-olla harjutanud ja võib-olla jah, et mul on nagu see on elupõline õpe, mis sul on olnud. Seda küll jah, aga võib-olla tead, mis on ka asi, mis minu puhul on see pluss, et aga see on ka õpitud. Kui ma linna tulin, siis mul on meeles oma esimene baarman, kes oli meil seal baaris, tema oli kõigiga sõber. Suvaline inimene tuli, ta oli kõigiga sõber ja ta oli ikka kõva baarman. Mis baarman, ega ta koksi ja neid ei osanud väga teha. Aga ta oli kõigiga sõber. Aga ta oli nagu lahe tüüp ja ta oli kõige sõber ja et umbes, et kokteili tellib Cosmopolitani, annab mingisuguse kokteili, siis klient küsib, see punane ei peaks olema. Ta punast või? Pani aga sirupit juurde ja punast sirupit juurde. Siuke baarmanina, mitte mingi eriline baarman, aga selles mõttes nagu kõigi sõber ja selles mõttes see suhtlemine. Ja ma arvan, et sealt mul see on tulnud, et minu see suur pluss ongi see, et ma suhtlen nagu inimestega, võõraste inimestega ka nagu vana sõbraga või nagu niimoodi. Jah, alati kui keegi on midagi sinu kohta küsinud, siis ma olen soovitades alati öelnud, ta on täiega inimeste inimene. Jah, aga noortele siis ma ütlekski nii palju, et lihtsalt kuulake oma vanemaid ja usaldage ennast. Mis seal ikka, tänapäev on hoopis teine maailm, nii palju võimalusi ja ma ei saagi öelda seda enam tuleb vanemaid kuulata. Kui et nendes võimaluste paljususes mitte ära eksida ja mitte sotsiaalmeedias ära kaduda teistega võrdlemisse ja et seda enam just kuulata sellist võib-olla, kui teil on kodus sellised vanemad, kes on ikkagi nagu eeskujuks ja kelle te vaatate austusega, siis tasub kuulata. Aga räägime nüüd sellest oma loomingust, et me juba ennem rääkisime sellest. Aga kuidas sa seda stiili nagu kirjeldad ise ja kust tulevad sul laulude ideed? Räägime kõigepealt, kuidas ma jõudsin sinna. No räägime. Et üldse oma laule teha, sest ma olen ju muusik olnud ju siis seda bändi värki teinud. Me üldse ei jõudnud, rääkingi sellest, et millest see siis, et me jõudsime sinna maani, et tegime Tallinnasse selle kõrtsu, aga see läks sinna samusesse. No nii. Tänu nii-öelda COVIDile, või mitte isegi tänu COVIDile, meil just hakkas hästi minema ja siis Tallinna linnavalitsus tegi selle reegli, et baarid peavad sulgema tund aega varem kui ööklubid ja alkoholi ei tohti müüa, tähendab siis peale mingit kellaaega, sulgema vist ei pidanudki, aga meie karaoke baari agentuur tuligi ööklubist rahvas ja meil just hakkas hästi minema, just hakkasime võlgadest lahti saama. Ja siis oli siuke uudis ja siis enam ei suutnud, sest see kuu üür oli seal nii rets ja et oleks nagu juba peaaegu saanud. Aga siis tuli uus COVID laine peale ja siis mõtlesin, mida siis teha. Maal läksin sinna naise ämma-aia juurde, olime seal maal peidus COVID eest. Aga siis, kui see läbi sai, nüüd ju peab midagi tegema. Ja siis tuligi see Woldi variant. Proovime. Vahepeal ma töötasin laos, ka olin lao hoida. Siis ma vahepeal olin Pottsepale selliks. Sõber mul Pottsepp ja päris mitu kuud. Olin tal, käisin see, kes tal tellised ette viib ja segu teeb ja Potsepp, konstant. Mina ladumiseni ei jõudnudki, ta mul seda selgiks ei teinud. Tundub, et ei ole olemas töö, mida sa teinud ei ole. Ma ehituse peal käinud abis ja siuksed, et erinevad, mis ma veel olen teinud? Räägin ühe naljaka seiga, ennem kui me oma loominguni jõuame. Palju meil aega on, natuke on veel. Et näiteks Tanel Padar. Ma olen Tanel Padariga kokku puutunud elu jooksul mingi 4-5 korda. Need kõik on olnud nii erinevad situatsioonid. Näiteks esimest korda, kui ma käisin Superstari saates, tema oli kohtunik. See oli see aasta, kui Jüri Pootsman võitis, nii et ma ei tea, mis aasta see oli. Ma tahaks seda videot näha, kus sa kandideerisid sinna.
ma isegi ei tea, kas seda teles näitas, ma ei mäleta. Nii. Nagu ma olin viimane reaalselt, kes sisse sai. Ma arvan, näitas isegi siis. Ja siis ma tegin mingi Ed Sheerani laulu. Siis ma olin tollel ajal, ma olin räme Ed Sheerani fänn. Ja siis ühesõnaga, no siis me nii-öelda saime nii-öelda tere tuttavateks või mitte isegi tuttavaks, aga näed, et tunneb ära ikka, tšau, eks ole, niimoodi. Siis järgmine kord saade oli läbi, mina kukkusin siis sealt saatest välja koos Uudo Sepaga, ma mäletan seda hästi, ta oli nii vokaalne seal, Uudo Sepp oli siis, ta võitis hiljem. Aga jah, siis, aga samas bussis olime tagasi teel, et siis samas toas vist oli ka isegi, et ma olin seal oli siis seal, oli vaata see lugu, et jah-tuba, ei-tuba ja võib-olla tuba, eks ole. Mina olin siis seal ei-toas, kellega seal peale laulasumas paas oli. Ühesõnaga, et see oli siis esimene kord, kui ma Tanel Padarit nägin. Järgmine kord oli siis niimoodi, et oota, kus see järgmine... ma tegin siis vahepeal suhkruvati äri tegin ka ise. Et see mingi aeg mõtlesin, et prooviks, et mis on siis suhkruvattide, ostan masina Amazonist ja siis käime laatadel, naisega koos käisime, tegin pannkooke ka. Ja siis me läksime Kilingi-Nõmmes, vist oli Kilingi-Nõmme või Abjapalu ja M-kumb seal kandis. Oli üritus, Tanel Padar oli laivis ja see oligi suht samal aastal, kui see Superstaari saade oli vist, sest tal oli see nagu meelest, mul oli telk üles pandud sinna, kate oli ees ja mul oli siis seal silt oli seal laua peal, et siin saab kaardiga maksta, siis Tanel Padar pistab pea telgi vahelt sisse ja ütles, ma tahaks kaardiga maksta, on just suvalt, tegi nalja vaata, aga ma ei tea, mida ta päriselt tahtis, ma ei mäleta enam, mida ta küsis ka midagi. Ja siis ütles, sina siin, tundis ära, vaata, mis sa, et oleks teadnud, oleks võinud ju laulu teha koos, me teeme siin ühe selle kohaliku poisiga juba teeme siin mingi, äge, sükene kokkupuude, okei. Järgmine situatsioon siis, kus ma nägin Tanel Padarit, oli nendest The Sunni viimane kontsert üldse Kihnus. Ja siis ma olin seal diskor. Siis ta nägi mind niimoodi, et mis sa siin, et ma teen diskot siin. Okei, super. Siis järgmine olukord, siis tal oli uus bänd kokku pandud, siis nad tulid Pärnu spordihalli spordipäeval esinema. Ja siis ma olin oma saalihoki pundiga, olin seal see eestvedajad, ma olin siis tollel ajal tegin treenerit ja andsin lastele trenni, et siis me reklaamisin seda siis saalihoki riietes, siis ma olin selle ameti peal. Ja siis järgmine kord ma nägin teda, siis viisin talle Woldi riietes süüa. Ma ei tea, kas ta siis ära tundis, aga see käis nii kiiresti see. Ja siis viimane kord, kui ma teda nägin, oli Eesti jäähoki MM-il, see oli 2 aastat tagasi vist või. Siis ma olin seal õhtujuht, nii et siukses rollis. Aga millal te lavale lähete siis koos? Ma ei tea, et võiks ju minna. Pole nagu sellel teemal suhelnud, aga ma mõtlesin, et alati mõtlen, et huvitav, mis see Tanel Padar näeb mind, et mis vennaga tegemist on, nagu alati ta on mingisugune mingi täiesti kondiiter kokku keevitaja. Täiesti suvaline amet või täiesti suvaline Aga tegelikult südames on muusik. Ja see on naljakas nagu, et võib-olla ei teagi, et tegelikult muusik, jah. Aga jah, ja nüüd siis jõuame sinna oma loominguni, et kuidas see siis sai. Et põhimõtteliselt oligi nii, et läksime COVID-st peitu. Ja, et ei, siis ja. Ja mul käib siit seinast seina see mõte. Mul on ka see ärevusehäire vist või see, et ei suuda keskenduda ühele asjale, vaata. Aga see tuleb kasuks ilmselt muusika kirjutamisele ka. Sealt tulevadki need ideed. Ilmselt, ma ei tea. Aga ühesõnaga, siis peitu, siis äri läks, siin rupendada ei tohi, on ju. Peesse kukkunud ärimees, ma ütlesin enda kohta. Siis, ja siis need keikased nagu hakkas tulema, siis ma hakkasin reklaamima ka, et hea küll, ma proovin, panustan siia, mõtle, kui jube hea oleks, kui kuus saaks mingi 3 esinemist, iga esinemisest saad 3 sotti, juba 900 € kuus, selle eest elab ära küll. Elab küll ära, Pärnus on, mul on siis laenu peale saadud korter, aga sellest ma maksan ju, tollel ajal oli üle 200 € natukene nii-öelda siis liising, et kuule, siis oleks ju väga hea, et ma hakkan siis keskenduma sellele, et ma hakkan reklaamima ennast. Ja see kuidagi läks nagu väga hästi, läks, et väga palju ei pidagi reklaamima, hakkaski järjest tulema neid keikasid ja siis ma lõpuks käisingi põhimõtteliselt niimoodi, et mul oli
mitte 3 korda kuus, vaid 8 korda kuus. Nüüd ongi niimoodi, et vahest isegi rohkem. Ja siis, see oli siis peale Covidit kohe, ja siis tuli järsku tuli postkasti üks kiri peale mingit jaanipäeva, kui ma käisin Vokas. Jaa, keegi Kaisa pani oma Facebooki laivi või story või mida iganes videost, kus ma laulsin mingit laulu. Ja siis Anne Loho nägi seda sinu videot, siis tema sinu sõbralistis ja kirjutas mulle, kui ma tahaks sinuga laulu teha. Okei, davai, ma polnud salvestamas käinud stuudios, et teeme, mis teeme. Siis vaatas mu neid YouTube'i videosi, mis mul seal oli, paar coverit oli ja teeme see Smilersi loo. Aga ma lasen oma sõpradel teha ägeda põhja ja laulame selle sisse. No, selleks ajaks tegelikult mulle endale juba Ed Sheeran oli välja vahetatud juba, hakkasin kantrimuusikat kuulama, jubedasti meeldis ja meeldis siiamaani. Aga see vanasti kuulasin rohkem nagu vanakooli kantrit. Nüüd olen nagu rohkem uue kooli peale läinud, niisugused uuem Nashville'i kantri. Aga see selleks, aga ikkagi Anne siis ütles, teeme selle. Davai, teeme, kutsus mind, käisime seal Tallinnas salvestamas Peeter Kaljuste juures. Salvestasime ära ja ma sain Peetriga jutule ka, et ma pole ennem käinud ja tundub nii huvitav, aga ma ise, aga mulle meeldib kantri muusikat. Peeter ütles, ma on sulle pakkuda üks laul, aga ma sõnu pole. Teed sõnad, siis teeme sulle ära. Davai, saada mulle põhi ja siis ühesõnaga see laul, siis nüüd on see Torm päikese taga. On see niisugune laul on meil üles, on meil tehtud, et see on Peetri nagu siis viis ja muusika ja produktsioon kõik, aga mina tegin siis lihtsalt sõnad sinna. Mõtlesin, päris lahe, et prooviks siis, tahaks ühe laulu teha nii, et ma teen, kirjutan ise ka viisi ja sõnad, proovime, lihtsalt proovime. Siis tegin, mõtlesin, et kantrilaulud, nostalgiast peaks midagi kirjutama, armastusest ei taha, esimene laul oli armastusest põhimõtteliselt. Ja siis kirjutasin selle laulu, küll oleks hea. Ja siis Peeter tegi mul selle siis nii-öelda arrangeeris. See on väga huvitav tegelikult, kuidas üks asi viib teiseni. Viis teiseni ja siis, kui ta selle ära tegi, siis mõtlesin, et aga nagu ma töötan ainult nädalavahetuseti, miks ma ei võiks ise seda kõike seda tööd ja seda arranžeerimist ja sest ma ju pilli nagu nii palju ikka oskan mängida ja hakkasin siis aretama, ostma seda stuudiotehnikat järjest siis upgrade ima ja tegin oma esimese plaadi, tegin täitsa kõik nullist ise, kõik lood ühe laulu peale, seal kus Merit ka laulab, siis sinna ma mõtlesin, et sinna tahaks seda pedalstiili gitarri nagu kantrile. Ja Eestis mängib ainuksena siis Tõnu Timm. Seda siis ma kirjutasin talle, et siis sellest ma pidin muidugi maksma, et tema tegi mulle selle partiile, mängis sisse, saatis mulle faili ja siis ma panin sinna nii-öelda miksisin selle ise sisse. Kvaliteet on nagu ta on, ma ise ei ole rahul selle plaadiga, aga samas nagu nende tatokategagi, see oli mu enda tehtud, see on nagu, küll ta paremaks läheb. Et nüüd järgmine plaat kindlasti on parem, ma arvan. Aga nii palju, kui ma olen kuulnud, siis ega keegi need produtsendid ja helimehed, need pole kunagi oma tööga rahul, et alati võiks parem olla, et ma arvan mul samamoodi. Aga siis oma loominguse asi saigi alguse põhimõtteliselt sellest. Milline täna see stiil on sul siis? Täna on, ma ütleks nii, et ikkagi kantri ja päris puhas kantri on viimane, on päris Nashville'i stiilis kantri, see 1, 2, 3 veel see lugu, mis ja see Ootama jään on siuke mõnus, mida Eestis nagu väga palju võib-olla ei viljeleta, ta pole üldse populaarne ka, aga ma mõtlesingi, et miks ma tahan siukest muusikat teha, et ma pigem need oma laulud teeks ikkagi siuksed, mis mulle endale ka meeldivad, mitte see, et ma võiks ju kirjutada ka siuksed laulud, nagu näiteks Hunt teeb, mis võiks minna populaarseks aga siis ma mõtlen, et kui mulle endale ei meeldi, miks ma peaks seda tegema, siis ma kaverdan Hunti, et vabalt, et see pole mina, et siis ma et kuulavad need, kes kuulavad. Näiteks eile käisin Mari Jürjensi kontserdil, naine vedas. ma ise väga kontserdil väga vastumeelselt läksid või? Ei läinud vastumeelselt. Trenn oli, tegelikult pidin trenni minema õhtul, aga siis selles mõttes, hea küll, võin ühe trenni vahele ka jätta. Ja kuidas oli siis? Aga vaat see oligi huvitav, et ma väga ilusti laulab muidugi ja tegi ka kõiki enda lugusid, aga hoopis teine stiil, nagu siukene tema stiil, mis on nagu äge.
et mitte, et tema ka ei tee nagu seda, et olla populaarne või siis nii-öelda, ma arvan, et oskaks väga hästi kirjutada ka siukseid laule, mis nagu Liis Lemsalu on, et aga tema kirjutab siukseid sügavamõttelisi laule ja see on nagu tema. Ma ei ütle nüüd, et mina kirjutan mingeid ilgeid sügavamõttelisi laulu, kuigi osad ikka on ka. Ma ütleks sügavamõtteliselt. Ma arvan, siin pigem see vahe on see, kas on nagu mingi popi sugemetega raadiolugu umbes. Vaat siin on see vahe võib-olla. Aga samas see country, ma arvan, tegelikult see, mis ma teen, see täitsa kõlbab raadios mängida, et on küll natukene popi ka, et ja on ka mõnedes loos on siukest umtšat, nagu nii-öelda vanad sülti, eks ole, siukest asja. Kuule, aga palju sahtlis lugusid on hetkel? Ma ei jäta nagu sahtlisse. Tuleb siis kohe teen ära. Poolikuid projekte on küll, sest mul on plaat. Aga ideed tulevad kust? Ideed tulevad, ma arvan, et teistest, nagu ma kuulan hästi palju muusikat, siis mõtlen, ma võiks ka midagi säärast kirjutada. No, et see kõlab lahe, et näiteks, haaran mul käest, mis meie duett on suhteliselt edukas, kus see idee tuli. Pulmades ma käin, tahaks teha mingisugust pulmalaulu. Kaisa tahtis muidugi teha coverit mingist laulust, aga siis sellel hetkel ma ei tahtnud üldse ise coverit teha, sest ma tahtsin teha, et teeme enda laule. Ja siis ma ütlesin, hea idee, nagu nii-öelda nagu need, mis need on, need vannete andmine. Jumalast äge mõte, eks ole, ja siis tagantjärgi mõeldes see lugu, kvaliteet on suhteliselt kehva, sest see oli üks esimestest, mis ma tegin, võiks paremini olla. Me võime järgmise alati parema teha. Ma tahaks selle nii-öelda äkki uue plaadi peal teeme remasteri nagu sellest, et uue nagu versiooni sellest laulust. Disko-hiti. Ei, mitte disko, aga lihtsalt, mis oleks nagu kõrvale sõbralikum. Aga jah, et ja siis mõni laul on, näiteks siuke laul on mul nagu vaba päev. On homme vaba päev, ma poodi õlle järgi lähen. See sündis nagu niimoodi, et ma ütlesin, mul on vaja siis sinna plaadile, see on viimane laul ka, et siin on nagu neid kiireid laule ei ole nagu väga palju, mul on vaja mingi kiiret laule, siis ma võtsin kitarri kätte, hakkasin lihtsalt tinistama ja mingi kiire meloodia mõtlesin, et ja tegingi selle muusika enam valmis ja siis mõtlesin, et nüüd oleks vaja siia sõnad kirjutada, aga siuke hoogne lugu, millest ma kirjutan armastusest hoogne lugu ja aga vist mingi hea tuju laul võiks olla, eks ole, kellele meeldib. Homme vaba päev, selles mõttes siukene et ideed tulevad lambist kuidagi järjest, jah? Jah, viimane lugu kirjutasin näiteks autos, mõtlesin, et okei, tahaks lihtsalt mingi luuletuse kirja panna, et ala umbes, et ja siis kodus mõtlen nii-öelda viisi sellele, et on selle telefoni lahti, millest see lugu räägibki, et ma ei taha valetada, see pole välja tulnud veel. Kusjuures mina tegin viimased ühed laulusõnad, kõndisin samal ajal kõnnilindi peal. Nagu, siis nagu, see on hämmastav nagu, sa tead, et sul on vaja mingit hetke, seda õiget nagu mingit, et see ei tule niimoodi, et minul ei tule näiteks niimoodi, et tavai istu maha, hakka nüüd mõtlema. See peab tulema mingi, asjad joonduvad kuidagi. Et praegu on nagu hea aeg, et mõelda neid sõnu, tavai, teeme ära. Ja siis kuidagi tulevad. Näiteks ujudes on mul tulnud mingi väga palju ideid, basseinis ujudes on tulnud nii palju ideid, et ma mõtlesin terve ühe suure ürituse välja ja mul oli täielik probleem, et kuidas ma selle asja saan kõik üles kirjutada, et mul ei jää see meelde. Aga see laul? Jaa, ma mõtlen, et need ideed ka, et vaata, ma mäletan hästi, ma saatsin sulle üks siuke laul on mul esimene plaadi peal ka, unustatud mees on nagu, siis ma saatsin sulle, et kuule, mis sa arvad, siis ütlesid, kas sul on midagi nagu viga või? Nagu kas sul on kõik korras ikka või? Aga reaalselt ma ei kirjutan nagu endast, aga see on nagu, tuli nagu mõte siuke, et sest ma olen kuulnud siukses stiilis laule, mõtlesin, et tahaks ka mingit siukses stiilis, et mingi mees on kuskil, et kellel on, ei ole nii hästi kõik, et mitte, et ma kuidagi oleks siukses olukorras ja ka see järgmine lugu, aga see kuidagi nagu tekitab mingi emotsiooni võib-olla need sõnad, vaata, ja ma mõtlengi, sõnade peale tihti, kui ma kirjutan, et võiks midagi et mõtlen sõnade peale tihti, et võiks midagi nagu siukest olla. Näiteks, ma lasen sulle pärast ühte lugu, mis mul seal on ja see on sama, ta on nagu nukker, tekitab mingi emotsiooni, ütleme niimoodi, et siukses stiilis lugu nagu
et kus see tuleb, ma ei tea, sest ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma ei ole nagu, mul ei ole nagu probleeme või ma ei ole nagu elanud midagi traumat üle või mingi. Me mõistame, aga vaata kuule nagu nii seostab, et kuule, kui Taukar peaks laulma mingit kurba lugu, siis no ilmselgelt ma seostan, et Taukar kirjutas selle, ma vaataks võib-olla, et kes selle need sõnad kirjutas, ma võib-olla näen, et ta ise kirjutas, ma ütlen, et oh my god, see on mingi tema story. Noh, ja ma seostan kohe, et ta räägib mingit oma story't. Kuule mõtles, et ega kuule ei mõtle, et muidu Rivo Rehe on tore poiss küll, aga nüüd tegi nii kurva laulu. Et aga tegelikult ei ole, et no näiteks mulle minust on väga hästi kirjutatud, mul üks laul on ingliskeelne lugu The Man I Am Today, eks ole, et ma tahtsin kirjutada, et noh, kantrilaulud on siuksed stiilis ja siis seal on näiteks siuksed sõnad, et ma pole seda ammu laulnud, võtan korra sõnad ette, et näiteks I've seen hope and I've seen pride. I've seen when two of them collide. No päris hästi läks kokku, eks ole, et nagu kahemõtteline väga ilusasti öelda, eks ole. I faced demons eye to eye, to small vices said goodbye. No väga hästi kõlab, eks ole, et oma voorust olen oma kuradikesi näinud ja voorustele head aega öelnud, eks ole. Nüüd, now I found peace and I found joy and I thank God for my baby boy. Ütleme nii, et nüüd ma leidsin siis rahu ja eks, no see tuli sõnum ka. Ja tänan Jumalat oma lapse eest, kuigi mul ei ole last, eks ole. No selles mõttes, millest ma siis kirjutan. Tegelikult noh, see sain võib-olla, no selle ma kirjutasin ammu juba, aga no praeguse seisuga on niimoodi et on oodata suvel. Aga siuksed sõnad ma olen kirjutanud nagu lihtsalt lambist. Ma mõtlen nagu väga ilusti kirjutatud lugu minu arust, et kus see tuli? Teadagi mõnikord juhtub see, et kirjutame mingid sõnu endast või kellestki või enda mingid väikest haavakesed või natuke kirjutame oma tulevikku mõnikord, et sa kunagi ei tea ja siis sa aastaid hiljem paned selle pusle kokku, vaata. Et võib niimoodi ka juhtuda. Ja mõtle, kui nüüd tulebki, sünnibki poiss ja siis mõtled, et aga selles mõttes see lugu et nagu looming, kus ta tuleb, on nagu täitsa seinast seina, et mul on siuke lugu, et tahan maale. No see on lihtsalt üks soogne lugu, sest ma olen maalt pärit. Aga kõik me linna vurled tahame maale tegelikult südames. Ja selle looga ma ütlesin, et ma tahaks siukest lugu kirjutada, mis kummitama jääb. Siis mul oli üks lugu sõpradele näiteks, siis ma ütlesin, et see idee tuli sellest, et me seal saalihokipundiga kuigi istume ja istusime, nüüd võib-olla ammu, nüüd mina ei saa enam istuda, ma olen nädalavahetuseti tööl, aga tolle siis vanasti oli nagu rohkem, siis kui mul oli vabam graafik. Ja siis me laulsime kogu aeg ka alati, mul oli ka kitarr kaasa, siis me kambakesi laulsime, siis ma mõtlesin, ma kirjutan mingi siukse laulu, mida me saame siis koos laulda, et nagu minu laulu ka laulame. Ja siis see tuligi, see sõpradele laul tuligi seal, et seal on ka siuksed sõnad, et tekiila ja apelsin mõistuse viib või midagi sellist, sest me jõime kogu kiila Sunrise'i ja noh niimoodi, et sealt tuleb nagu natuke loomingut. Nagu osad laulud on ikkagi elust enesest ka. Ja 1, 2, 3 õlut, mis see mehele teeb, see on ka elust enesest, eks ole. Et looming tuleb niimoodi, tuleb siit ja sealt. Kas sa bändist ei unista või, nagu päris bändist? Unistan, sest ja mul tuligi pakkumine nüüd ma lähen Kanavere kantrile esinema ja kui see korraldaja kirjutas, et kas ma tahaks ja oleks reedene päev peale termikat kohe, siis mõtlesin, kus ma lähen niimoodi üksinda peale suurt bändi ja nagu päris mage, nagu suht mage, nagu võib-olla tavainimene mõtleb, et suva ju, et miks mage, aga mina muusikuna mõtlen, et on lahja, vaata. Kuidas me selle olukorra nüüd ära lahendame? Jah, et tahaks nagu ikkagi normaalselt, aga siis on see siis tulevadki konkreetse juhtumiga, ma juba hakkasin mõtlema, äkki see märk, nüüd ma peaks mingi pundi panema, sest mul on oma laule nii palju, et ma saaks kindlasti mingisuguse tunni või isegi peale sisustatud ja suveks ma jõuan neid juurde ka kirjutada. Aga siis hakkasid tulema agad. Nii esiteks mul ju suvel juba päris palju kuupäevasid kirjas, ma nüüd pean leidma mehed, kes saaksid või naised vahet ei ole, eks ole, kes saaksid ka minuga sama graafikul, et kes üldse saaksid käia. Ja siis
nagu mind ju tellitakse nii palju, et see nagu materiaalselt pole ka mulle võib-olla kasulik, sest ma ei saa ju bändiga ju küsida raha reaalselt selle niisugust suvaline bänd ka, eks ole, kes see tahab mulle nii-öelda siis maksta, et ja põhimõtteliselt siis praegu jäigi selle taha, et ma arvan, et see oleks praegu liiga palju jamamist. Ilus unistus, mille poole liikuda, aga võib-olla mitte nii kiiresti, jah? Kuigi siis võib-olla lihtsam oleks mul teha nii, et mingisuguse bändiga liituda ise, kes nagu otsib võib-olla mingisugust sükest frontmanni või valmis bändiga nii-öelda. Jah, et siis oleks nagu lihtsam võib-olla, et kellega saab see, jah, ühesõnaga me seal Kanavere kantil ikkagi teen üksinda ära ja ma arvan, et sa lähed rahvale üksinda ka väga hästi peal nagu alati, aga sa ikkagi üksinda ka pakud ju DJ-teenust, kitarriga esined, õhtujuht, et need on nagu 3 põhiteenust, ma tahan aru. Aga mis on siis see ikkagi, mis kõige südamelähedasem on? Ikka muusika, ikka elav muusika. Aga jah, see Discordi ametit selle ma õppisin muideks seal karaoke baaris lihtsalt, et muidu seal pidi panema lihtsalt laule iTunesi playlistist, aga ma ütlesin, et see ikka tundub nagu liiga igav. Sellega saaksin mina ka hakkama. Õhtuti läks nagu pidudeks ja ma ütlesin, et ütlesin ülemusele, kuule, osta see väike DJ-pult siia, ja siis ma hakkasin sealt õppima ja siis sain asja selgeks. Aga keegi ei räägi sellest muusikute nii-öelda ameti pahupoolest, et mis sinu jaoks see pahupool on, et mida võib-olla näeb sinu kaasa, aga ei näe kuule tuleb kontserdil, läheb koju ja tore pidu oli, aga mis sul veel siis kaasneb sellega, kui sa muidugi tuled Vokka esinema, siis sõidad veel 4 tundi tagasi ka, on ja? Ma ei nõuseks üldiselt, kas tee peale või vahest olen tagasi sõitnud, aga ütleme nii siis, et mul on oma elukaaslasega koos olnud juba 18 aastat saab laupäeval ja tema on väga mõistlik, ta on täiesti 2 jalaga maa peal inimene, eks meil ole olnud nooruspõlves raskusi ka, eks ma olen olnud loll küll, rumal ja ikka noor mees, aga nüüd ma olen ikkagi ütleme, nüüd kui mu see muusikukarjäär on lahti läinud nii-öelda, siis ma olen ikkagi nagu täitsa normaalne inimene, et ja normaalne ütleme nii siis elukaaslane, ütleks nii, et see paari aeg oli crazy, et siis tal oli ka kindlasti siukseid, et kus ta nüüd jälle kondab, et nüüd ma üldiselt kondama ei jää ja kuna mul küsitakse ka, et mis naine sellest arvab, et sa kogu aeg nädalavahetuseti ära oled, mis tal täitsa savi, sest tavainimesed ju näevad teineteist veel vähem võib-olla, sest esmaspäevast reedeni tööl käik on ju veel hullem või mõni käib näiteks Soomes tööl 2 nädala kaupa, eks. Mina olen ikkagi nädalavahetuseti ainult reede-laupäev üldiselt olen kadunud ainult õhtuti ja tulen nüüd ööseks, üldiselt ma jõuan ööseti tagasi, sest pahupoolt pillimehena ma ütlen nii, et ma alkoholi ma tarvitan, mulle meeldib õlut ju õlu, ma olen väga suur õllesõber, aga üldiselt ma nagu purju ennast ei joo nii-öelda, kui mind tellitud on vast kõrtsus mõne õlle maitseks võtan kõrvale, eks ole, et mulle, nagu ma ütlesin, ma olen väga suur õllesõber, et eriti mulle meeldib Tšehhi õlu. Võib-olla üks asi on veel see, et see kokkupakkimine ja varem tulemine ja see on see, mida publik ei näe, et see on võib-olla selle ameti nii-öelda pahupool ka, et jah, ma ütleks, et see pahupool on, aga see on nagu ja ma ütleks, et see isegi raske on ka tihti inimesed küsivad, et nüüd on see kõige raskem osa või, et see kokku paneb. Ei ole, selles mõttes, et see on asjad kokku koju. Jah, täpselt, see käib, minul on siuke set, mis mul on ja ma kiiresti teen siuksed tavapeod on pool tundi ja kiiresti teen poole tunniga saan ülesse ka, et mul on päris natukene tulesid ja natukene siis pille, et ja hästi komplekteeritud mul, et pool tundi ja see läheb nagu nii sujuvalt ja ma ütleks, et see pahupool on. Pahupool on võib-olla see, et kui vahest lähevad päevad pikaks ja kui on näiteks suvel on vaja teha mitu päeva järjest. Ei jõua koju ka vahepeal? Üldiselt ma jõuan, aga ma jõuan paari, sest ma pigem eelistan selle, kui ma pean näiteks sõitma Eesti on nii väike ja need üritused, kus ma käin, ma käin nii tihti Ida-Virumaal, kui ma siia tulen, siis ma üldiselt teen üldiseks kas tee peale või siia sama kuskile hotelli. Aga
tunne, et ära väsitab, et peab ennast sundima magama, et nende 2 ürituse vahel. Ja muidu ei vea välja lihtsalt. Muidu ei vea ja hääl annab alla, aga ja teinekord, kui mõtled, et kui ma leian ennast mõttes, et tahaks ei jaksa või ei viitsi või siis ma mõtlen selle peale, siis üritus saab läbi ja siis, kui ma selle oma näen, et mis ma ikkagi tasuks sain selle eest, mida ma praegu tegin ka, siis mõtlen, et no issand jumal, ma ei saa ikka midagi kurta, sest muusik saab ju, mina saan ju veel vähem, eks ole, et ma teen päris, mis päris muusik, ma kogu aeg ütlen, et ma ei ole päris muusik, ju ma tegelikult ikka natukene olen ka, aga kuulsama muusikat või mõtle, et minu ema peab tööd tegema 6 aega ja ma saan selle raha põhimõtteliselt 1 õhtuga, mis tema peab tööaega 6 aega. Et patt oleks kurta. Ja täpselt. Ja seetõttu ma ei kurdagi. Ma oleme siia lõpupoole jõudnud, aga mul on sulle siia üks mäng, et sa nüüd ei tohi kaua mõelda. Sa pead, ma ütlen sulle lause esimese osa, siis sa pead ütlema mingi lõpuosa sellele. No mis tuleb esimese asjana? Lavale minnes mõtleme alati, et millal see läbi saab? Kõige rohkem kardan ma failida. Kõige rumalam kuulujutt minu kohta on olnud? Kas ma ei teagi kuulujutt minu kohta? Äkki tuleb siis varsti? Äkki tuleb. Mõnikord ma vaatan publikut ja mõtlen, et kas need päris ikka meeldib see lugu või? Minu suurim nõrkus on? Ei tea. Ma vastan sinu eest. Kantrimuusika ja hoki. Jaa. Hoki muidugi, ma ei tulnud selle pealegi. Ma tahtsin öelda, et ma olen praegu muusikas, et mu suurim nõrkus on teinekord tahaks, ma olen ikka nii suur õllesõber, et ma tahaks ikka võtaks 1 külma klaasi. Kõige ägedam kontsert oli see, kus? Oota. Kõige ägedam kontsert oli see, kui mina lausin või? Või just kõik, äkki sul on mingi teine kontsert, kus? Jaa, kus ma käisin Morgan Walleni kontserdil UK-s. See oli kõige ägedam. Kui ma närvi lähen, siis ma hingan sügavalt. Sisse välja. Edu hind, mida ma maksnud olen, on olnud? 0. 0. Väga hea vastus. Kui mul oleks ainult üks viimane laul laulda, siis see oleks? Ei tea. Ma ei tea. No see oleks Õlle Pruuli ilmselt. See oleks mingi popurii. Ei, see oleks sinu enda looming. Jaa, ilmselt küll enda looming. Praegu mulle meeldib üks enda lugu, mida pole välja lasnud veel. Ja selle laulu, parimad aastad on mõtle kui hea vastus. Parimad aastad on alles ees. See läks hea. Jah. Aga räägime veel siia lõpetuseks ikka sellest ka, et suured hobid on ju sul hoki, kantrimuusika, USA, oma kantrimuusika pärast, muusikute pärast enamasti vist või? Jaa, ma ei tea, kuidas see USA meeldib. Ma olen USA's mingi 5 korda käinud vist või midagi sellist. Kas tahaksid seal elada? Ei tahaks. Elada ei tahaks. Et mingi aeg tahtsin proovida, aga illegaalselt mitte ei tahaks, aga jaa, ei, mulle see välismaa värk, või see USA on niimoodi, et sa lähed sinna, siis tundud oleks filmis, vaata, see mulle meeldis. Ja muidugi kantrimuusika viimane kord ma käisingi Nashville'is ja see oli ikka täitsa sür. Teine maailm. Teine maailm ja see oli äge ja hoki on siukene, et millega ma ka seal mingi mis aastast alates mingi 2009 äkki või? Sealt kandist olen tasa ja targu tegelenud, et nüüdsest ma olen siis Pärnu hokiklubi Pärnu Piraadid, siis üks treener ja eestvedajatest siis üks ja annan lastele trenne, täiskasvanutele ja ise mängin ka. Kas mõnikord peab valima hoki ja muusika vahel ka? Ei pea, sest mäletan 2 aastat tagasi ma korraldasin seal Pärnumaal ühte liigat, Pärnu hokiliigat, siis ma ise olin seal, seal kohtunik on raske leida, ma pidin ise kohtuniku rollis ka olema ja siis, kui mul oli laupäeval mäng ja mul oli vaja õhtul keikale minna, siis oli küll mul ei pidanud hääl vastu, sest kohtuniku amet hõlmas ennast päris palju karjumist ja hommiku vara pidid vara üles ajama, et seal kella 10 mängule minna ja siis õhtul pidi keikale minna. Mäletan, et siis see on ainuke kord elus, kui ma olen pidanud autos keikale sõites autos mingid hääleharjutusi tegema, sest ma tundsin, et
ma pean kuidagi lahti saama selle hääle või kuidagi imelik oli, sest ma olen hommikul just karjunud, vaatana. Et aga muidu pigem ma jätan hokile minemata, kui mul on vaja ikkagi nii-öelda tööd teha. Aga kuidas siis Rivo Rehe puhkab? Kuidas see puhkus ühel muusikul välja näeb? No ütleks, et mu elu on suhteliselt lihtne. Minu kui muusik, ma ei tea, võib-olla sellepärast ka, et ma ei tea, mis teised muusikud, mida teeb Taukar või kuidas tema nii-öelda... Et kas ta ütleks, et on lihtne? Jah, et kas ta ütleks ka lihtne, et kuigi ma arvan, et temal on ju veel lihtsam, ega tema ei tule ju kõlarid üles panema ega niisugused asjad, tema tuleb võtta pilli kätte ja hakkab laulma, eks ole. Aga ma ei tea, mida ta veel teeb, see selleks. Aga minul mõttes, see töö mõttes, ma ei ütle üldse, et see on raske, füüsiliselt mitte, see, et sa pead kaua üleval olema, aga siis maga siis kauem, et reaalselt tööpäeva pikkus ei ole ju minu tööpäev kestab lihtsalt hilistel tundidel. Hilistel tundidel, aga kui ma võin ju teha selle lõunauinaku, eks ole. Ja kuidas ma puhkan, kui ma tahan, siis ma lähen soojale maale näiteks, aga siis ma planeerin seda ette, kui ma tahan, siis ma lähen Ameerikasse puhkama või seiklema. Ja kui ma tahan näiteks, siis ma ei tee mitte midagi. Jah, kui ma tahan pühapäeval, mõtlen, et tahaks spaasse minna, siis ma lihtsalt lähen. Et see täiesti selline hetke emotsioon, et mis tunne tuleb, see on... Rivo Rehe elu on suhteliselt lihtne, ma ütlen kohe ära. Nii et hakkake kõik muusikuteks. Ja ärge hakake, siis on tööpõld kurjab kokku. Aga jah, muusiku elu mina ütleks, et on minusuguse muusiku siukse süldivenna või kuidas siis öelda. Ma ei saaks niimoodi öelda. No ütleme, kui ma ikkagi enamus ma üritasin, ma pean ikka seda sülti tegema, kaverdama siis nii-öelda coverbändi või siis, et ei ole raske elu. Aga kui sul on, ma tean ju kolleege, kes teevad ka päris tööd ka kõrvale, siis neil võib-olla tõesti on raske, sest nad ju nädala sees nad peavad ju päris tööd tegema, see võib-olla on tõesti kurnab. See on natuke naljakas, mõelda on päris töö ja mängutöö ja mängumuusik ja päris muusik, aga ma ikkagi arvan, et sa oled Ida-Virumaa südames ja Ida-Virumaa inimesed väga ootavad sind alati siia. Loodame, et kohtume mõnel peol varsti juba. Järgmisel aastal ma olen jaanipäeval. Ma soovin sulle igal juhul, et kõik sinu unistused läheksid täide. Aitäh. Ja ma tean, et sul on neid miljoneid järjest tulevad, nii et ma pean kõikidele väga palju pöialt hoidma. Aga aitäh, et sa tulid Toila podcasti. Aitäh kutsumast. Ja võib-olla kuulajad siis nüüd näevad natuke seda ühe muusiku hingeelu ka täpsemalt. Jah. Aga aitäh kuulamast kõigile ja uute kohtumisteni. Nägemist. Kui küllaleeg valgeks teeb pimeda öö. Keegi märkab ja ütleb, et ma olen teinud hea töö. Õhtusöök laual mind ootab, kui tööl kujule. Armsama kallistus kui raske päev, iga mure ja laul kaobub, sest just tuve. Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!